Hei Natju, Ei musi, kuidas sinu nädal läinud on? minu nädal on läinud väga kenasti. Meil oli just, meie tütar sai 1-aastaseks. See oli nagu mingi suur sündmus ja siis samal ajal oli vabariigi aastapäev ka. Nii et siis see oli nagu kaks asja ühes, see oli väga lahe. Mõlemad EV-d said aasta vanemaks ja see oli tore. Aga üldiselt läheb väga kenasti. Kuidas sul endal läheb? Jaa, meil oli väga tihe nädal. Käisime igal pool rääkimas see nädal Mhm. ja tõesti ja meie tüdruk sai siis 1-aastaseks, ta sündis vabariigi aastapäeval ja see on hästi lahe, ta nimi on Helena Victoria ehk EV nagu Mhm. Eesti Vabariik ja siis on vabariigi aastapäeval sünnipäev ka, nii et tema auks tehti paraad ja Kogu Vabaduse väljak tuli kokku juba, et teda näha. ja. Presidenti värki. aga ei, meil on väga patriootlik beebi jaa, jaa, nii et selline oli nagu meie nädal, sihuke natukene kiirem, hästi mõnus nädal. Aga mida Jumal on sulle see nädal õpetanud? See on väga hea küsimus. Jumal on minule sellel nädalal õpetanud, ma arvan, kannatlikkust. Ma arvan, ma olen mingid asjad minu sees on läinud paika niipidi, et ma olen aru saanud näiteks, kuidas õigesti reageerida mingites olukordades. Ma olen õppinud, kuidas pahandamine on alati halb mõte. Aga ma olen kuidagi nagu sügavalt aru saanud sellest ja ma loodan, et see nagu Jaa. rakendub mu ellu ka. Mhm. Ma vähemalt teen seda nagu tööd, et seda nagu võtta chillimalt seesmise Mhm. hoiaku poolest. Mhm. Ma arvan, et see on nagu kuidagi sihuke hea õppetund olnud. Mida sina see nädal oled õppinud? Mhm. Ähm, mul tunne, et kuidagi Jumal on mu kraanid avanud see nädal. Iga kord, kui ma piiblit loen, ma reaalselt hakkan nutma, No. sest et ma hakkasin praegu Vana Testamenti algusest peale lugema ja siis see ajab mind nutma, nagu kui ma loen neid erinevaid, noh, kus just näiteks Jakob ja Eesav leppisid ära, on ju, kus Eesav oli juba andestanud Jaakobile ja siis ma töinasin täna hommikul ja siis selleks episoodiks ette valmistades ma lugesin Apostlite tegudes ühte kohta ja siis jälle tuleb pisar silma ja siis ma mõtlen, no mis toimub ometigi, kus ma järsku nii emotsionaalseks olen muutunud. Ja siis ma sain aru, et Jumal vist on hakanud tegelema minu emotsionaalse poolega, et ma olen õppinud Jumalale toetama hästi palju usaldama Jumalat väga palju, aga ka seda, et ma ei ürita olla enam ise tugev, vaid ma olen Jumalast tugev. Ja see on kuidagi nagu tekitanud selle olukorra, et Jumal tervendab minu emotsionaalset olukorda, see, et ma olen varem pannud nagu meeletu sellise müüri ette enda emotsionaalsusele, et ma ei lase kellelgi näha ennast nutmas ja ma olen hästi tugev ja ma saan kõigega hakkama ja isegi sina vist ei ole mind näinud väga palju nutmas üldse. mõned korrad. jaa, ainult mõned korrad ja nüüd kuidagi see on nii naljakas, sest ma pole absoluutselt olnud kunagi selline emotsionaalne inimene ja nüüd Jumal täiega tervendab seda poolt minus Vaata kui tore. See on väga-väga armas ja tegelikult need sügavad puudutused ja nutmised, no jumala ees nutmine ei ole kunagi halb asi. Selles mõttes, et see ei jah, ole nagu sa ei nuta mingi südamevalust või millestki, jah, sa nutad jah. sellest, et appi, jumal on nii hea. siis praegu on sihuke, noh, siis on sihuke periood, aga see on tegelikult täiega tore. Mhm, Mul on nii hea meel kuulda seda ja ma arvan, et mhm, mhm. see protsess on väga äge, kõrvata vaadata ka lahe seda. Sest ma näen, et sa oled terve ja rõõmus ja see teeb mind õnnelikuks. Mhm. tänu jumalale. aga tänane episood, ohohoo, tänase episoodi teema on meil püha vaim Mm. ja tead ma ei tea, miks me pole varem teinud pühast vaimust episoodi, ma oleks võinud ühe nagu esimeste episoodide seas juba rääkida pühast vaimust, aga kuidagi nüüd see tuli väga tugevalt esile ja alati kuidagi meie episoodid käivad ka kaasas meie enda usuelu mingite avastustega, Mhm. et tegelikult ausalt öeldes peab ütlema, et püha vaimu teema, ma reaalselt hakkasin täna alles uurima nagu mingeid põhilisi asju selle kohta, Mm. et ja nüüd ma siin räägin teile nüüd siis ka edasi neid aga et nagu me õpime koos teiega. Jaa, täiega kusjuures ja see on nagu niivõrd, me peame seda normaliseerima ka seda, et vaimulik inimene on ka normaalne inimene. Kui vaatad suuri vaimulikke, siis mulle meeldib, nende puhul on alati äge see, et mida kauem nad jumalaga käinud on, seda rohkem nad tunnistavad, kui vähe nad teavad. Ja see on nii naljakas, sest et nad on nagu, nad ütlevad, et kui ma teenistust alustasin, ma teadsin täpselt, kuidas asjad käivad. Ja siis nüüd 40 aastat hiljem ma vaatan, ma ei saa mitte midagi aru millest. mida jumal teeb. Ainus asi, mida ma tean, on see, et ma hoian 10 küünega Jeesusest kinni, siis läheb hästi.
ja ma arvan, et me oleme kõik sellel teekonnal ja me õpime seda Jeesuse külge klammerdamist täiega, onju. Et jaa, ja see teema puhul me rääkisime sellest korra, me mõtlesime, et kas me arutame seda ühel kõnelemise koha peal ja siis mõtlesime, et ei ole päris see. Ja siis läksime kuidagi edasi ja siis üks hetk Jumal pani sulle südamesse täna hommikul, nii, pühaim. Ja siis mõtlesime, et davai, teeme siis seda siia koos. Et see on äge ja ega mina ei ole ka mingi püha vaimu ekspert, tema on minu ekspert ja sinu ekspert, aga me veel teda õpime tundma. jaa, täpselt. Ja nagu ikka jumala asjadega on, me ei suuda mitte kunagi lõpuni mõista täpselt, kes on Jumal ja me ei suuda me ei suuda oma sõnadega kirjeldada Jumala vägevust, Jumala suurust ja samamoodi me ei suuda oma mõttega iialgi nagu täiesti ära tabada, kes on Jumal. Täpselt. Et võib-olla nagu mingi osa alati jääbki nagu saamatumaks meile, aga hei, me võime proovida mingitest asjadest aru saada, on ju? Täpselt. Ja selle kõige peale on ka arm eksida vahel ja arm tagasi tulla ja aru saada, et oi, eksisin. Et see on sisse arvutatud meile. Aga püha vaim. Esiteks, kes on püha vaim ja kus see tekkis? See on väga hea küsimus. Esimest korda me näeme püha vaimu piiblis või üleüldse Jumalat kui vaimu mainitud tegelikult üsna alguses. Esimese Moosese X2 ütleb meile siis, kui Jumal lõi maailma. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja see on esimest korda tegelikult, see on teine, ütleme, see on konkreetselt teine salm terves piiblis ja ka Tooras ja me näeme seal kohe, et seal öeldakse välja, et Jumala vaim hõljus mingi asja koha peal. Ja Vanas Testamendis sa oled hästi palju on Jumala vaim, Jumala vaim. Uues Testamendis räägib Jeesus püha vaim ja apostlid täpselt samamoodi pühast vaimust. Et see on huvitav, aga me näeme tegelikult juba kõige alguses saati seda Jumala vaimu olemust. Ja Jeesus seda oma sõnadega kinnitab ka, et Jumal on vaim. Ja sealt me saame ka ühe sellise kuidagi lisakinnituse sellele, et mida me loeme Vanast Testamendist ja mida me näeme Uues Testamendis on tõesti tõsi ja Jumal on vaim, olend. Hästi, ja sealt tuleb ka siis püha vaim, on ju. Noh, mina alustaksin sellest otsast, et see on see kõige esimene sihuke punkt võib-olla, kus me saame aru, et meil on tegemist üldse mingisuguse püha vaimuga, on ju. Ja sealt edasi, muide tegelikult võib ka tuletada, et sellest on ka inimesed vaimulendid. Et kui me ära sureme, siis ka meie oleme vaimsed inimesed mingil määral. Meil on ihu, hing ja vaim, eks ole, sest me oleme loodud Jumala näo sarnaseks, nii et meil on ka vaim. Ja see on huvitav, et ka meie vaim on olemas. Ja tegelikult, kui sa räägid vaim, kes on vete kohal ja me näeme Vanas Testamendis ka palju seda vaimu liikumas, siis tegelikult heebreakeelne sõna selle vaimu kohta, kes liigub, ongi ruach. Ma tean, ma ei ütle täpselt õigesti neid asju, aga see on selline sõna, sa pead kurku nagu puhastama sõna lõpus. Ruach. Ruach. Nagu Ruach. aga me näeme seda ruachi toimetamas igal pool piiblis. Näiteks Joosep, kes seletas unenägusid ja kuidas prohvetid saavad sõna Jumalalt läbi selle nagu ruachi jällegi, on ju. Ja kui Jeesus ristiti Jordani jões, siis ka Jumala vaim langes ta peale. Ja siis Jeesus peale oma ülestõusmist lubas saata lohutaja, püha vaimu, mis siis valati välja 4 pühipäeval, on ju. Täpselt. Ja isegi minu arust inglisekeelne piibel ütleb seda mingil hetkel, ta ütleb püha vaimu kohta ruach ha-kadosh. Ta ütlebki nagu, noh, see on püha vaim, on ju, heebrea keeles. Et see ruach on täpselt seal olemas, on ju, et see on kogu aeg üks ja sama kirjeldav sõna. Täpselt see, mis ma ennem korra viitasin sellele ka, Jeesus kinnitab meile seda Johannese 4. peatükis, kus ta räägib Samaaria naisega, salm 24, ta ütleb sükse lause, ta ütleb, et Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Minu jaoks see oli nii nagu siuke ilmutuslik, et kõikidest inimestest, kellele Jeesus seda ütleb, ta räägib Samaaria naisele sellest, on ju. Aga ta ütleb välja selle, et näed, et Jumal on vaim. Ta eeldab, et Heebrea ja Iisraeli rahvas saab juba aru sellest, et Jumal on vaim, sest nemad on sellega kokku puutunud. Aga meile paganatele öeldakse seda õnneks niimoodi armus kohe välja, et kuule, hei, me tegeleme vaimse maailmaga siin, on ju. Aga sealt edasi me näeme ka, kui me pöörvatame nii isa poole, Jeesus oli Jumala poeg, sealt
tulebki kokku see kolmainsus on ju, isa, poeg, püha vaim. Ja seda on kogu kirikus igal pool väga palju. Kuidas see täpselt omavahel sünkis on, no selle peale on vist isegi sõdu peetud, kui ma ei eksi, sina teed seda paremini, aga, aga noh, ütleme, et me ei hakka täna seda teoloogiat lahkama, kuidas need omavahel süngitud on. Küll aga püha vaimu me näeme. Nüüd, püha vaimul on kindlad omadused, mille järgi me tunneme teda ära ka ju tegelikkuses. Ja mulle meeldib väga Jesaja kirjutab 11. peatükis niimoodi, ta ütleb, et ta räägib Jeesuse tulemisest ja ta kirjutab niimoodi, aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja ja tema peal hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väe vaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Ja need on tegelikult väga ilusad omadused sellest, mis karakteriseerivad püha vaimu tegelikult, on ju. Et okei, meil on tarkus ja arukus, nõu ja vägi, issanda tundmine ja issanda kartus on need asjad, mis on nagu karakteriseerivad alati. Me tunneme veel ühte asja, rahu, armastus, kõik need asjad on täpselt samamoodi, me saame neid lootus, ülioluline osa tegelikult pühast vaimust, on ju. Aga me näeme püha vaimu liikumist ja tunneme ära püha vaimu nende asjade läbi, on ju. Kuskil, ma nüüd peast ei mäleta, aga Jeesus ütleb kuskil väga ilusti välja ka, et ükski vaim, mis ei tunnista kas see oli Jeesus, kes seda ütles? Ükski vaim, kes ei tunnista Jeesust, see oli vist Paulus hoopiski ütles, ükski vaim, kes ei tunnista Jeesust kui Jumala poega, ei ole Jumala poolt või ei ole Kristusest, on ebapüha ja ebapuhas. Minu arust see oli niipidi. Kuskil kirjades oli, mul nüüd blänkin veits selle koha pealt. Samamoodi, hästi oluline tunnus tegelikult selle poolt, et aru saada, et mis vaimuolendiga me tegeleme, on aru saada, mis nagu need omadused ja karakteristikad sellel vaimul tegelikult on ju. Ja seal püha vaim tunnistab absoluutselt, et Jeesus oli Jumala poeg, on ju. Ja täpselt nii, nagu ka meie peame seda tegema. Ja see on selles mõttes meeletult oluline teada seda, sest vahel võib tulla mingeid muid eksitajaid ka meie eludesse või vaatevälja. Ja siis me peame teadma ja aru saama, kuidas me eristame seda, mis on püha vaim ja mis ei ole püha vaim. Kuidas on meie enda tunded või mingi vaenlase sosin, mis on siis tegelikult Jumala sõnum meile, on ju. Et ma mõtlesin, ma toon selle omadused siia sisse veel juurde ka. Aga mis me veel pühast vaimust oskame rääkida või lugeda piiblist? Ma tahaks siia pühavaimu teema juurde sisse tuua ühe väga olulise päeva, ühe väga olulise sündmuse, mis oli nelipühipäev, on ju. Ja me näeme seda Apostlite teod 2. peatükis ja arvatavasti siis Luukas, kes kirjutas Luuka evangeeliumi, kirjutas ka Apostlite teod. Ja seal Apostlite tegudes kohe 2. peatükk, kohe seal alguses on nelipühipäev. Ja korra räägime sellest nelipühipäevast ka, et miks see nagu vaimu väljavalamine just siis võis toimuda ja kuidas see välja nägi ja nii edasi, on ju. Sobib. No, nelipühipäev iseenesest, see ei ole kristlaste püha, see on tegelikult juutide, ja juutidel on selline püha siis nagu Shavuot. Ja see ongi siis nelipühipäev ja nad tähistavad sellega siis seda, et nad said 10 käsku endale, on ju. Nelipühipäeval, mida me Apostlite tegudes loeme, seal juhtus siuke asi siis, et eri paigust tulid kokku erinevad inimesed, erinevad juudid, inimesed, kes rääkisid erinevates dialektides, on ju, see oli nagu pühade aeg ja sealt tulid kokku nii palju nagu eri suguharusid. Loeme selle Apostlite 2 ära ja siis ma jagan neid mõtteid. Ma alustan siis Apostlite 2. Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Korra ma kommenteerin seda osa, sest et miks see on nii nagu märgilise tähtsusega see, et öeldi, et vaata äkitselt tuli taevast kohin ja otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid ja nad nägid neid tulekeeli, hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga isiku peale, on ju. Ja miks see tuli nii oluline ongi see, et kui Vanas Testamendis Jumal ilmutas ennast, on ju, või Jumal tuli
kellegi keskele, siis see tuli läbi tule hästi tihti, on ju. Ja kuidas see oli see, mis see tabernak on? Seadus on aegas. Ja see sinna peale tuli ka ju tuli, Jaa, vaata. tuli küll. Ja see sümboliseeris seda, et Jumal tuli nagu elama nende keskele. Ja nüüd, kui Jeesus suri ära ja tähendab, kui Jeesus kuulutas ja siis ta suri ära, Jumal äratas ta ülesse ja ta andis käsu kuulutada edasi ja nagu tema jüngritest sai see uus kogudus, et kõik, kes Jeesuse vastu võtavad, need kuuluvad Jeesuse ihusse ja see on see uus kogudus, see on see uus nagu tempel, on ju. Ja enam ei olnud niimoodi, et Jumal on nagu ühes kindlas kohas, on ju, vaid see ongi nii märgiline, et see tuleleegid tulid inimeste peale, et nüüd see on märk sellest, et Jumal elab inimeste sees ja ta on nagu inimestega, mitte nagu ühes paigas, vaata. Vau, appi kui huvitav, jaa. Ei, see paralleel on täiesti õige. Appi kui põnev tegelikult. Vau, no näed. Ja me tunneme ja näeme ju seda maailma ajaloost iseenda eludest ka, et Jumal, see peab paika. Jumal on absoluutselt meiega. Yeah. Sest et varem ta läks ju sinna seaduse laega ehk siis lepingu kohta ise kohale. Aga nüüd, kui see leping on läbi püha vaimu meie sees, siis ta tuleb sinna, kus see leping on. Siis meie. Täpselt. Väga cool. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis rääkivad oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks öeldes, näe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased. Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa murret? Meie partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kappadookia maal, Pontoses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades, Kürenee pool ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetlased ja araablased, kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju. Nad kõik olid jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema. Mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. Siis tõusis Peetrus koos nende 11 püsti, tõstis häält ja kõneles neile. Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, olgu see teil teada, pange tähele mu sõnu. Nemad ei ole sugugi joobunud, nagu te arvate. On ju alles kella 9 hommikul. Vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud. Ja viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid. Ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja oma vaimust ja nad ennustavad. Ning ma annan märke ülal taevas ja tunnustähti all maa peal ja verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb issanda päev, suur ja ülev. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi issanda nimi, päästetakse. Iisraeli mehed, kuulge neid sõnu. Jeesuse natsaretlase mehe, kelle Jumal on tunnistuse andnud vägevate tegude ja märkide ja tunnustähtedega, mis Jumal tema läbi teie keskelt tegi, nõnda kui teie isegi teate. Tema enda, kui ta oli Jumala määratud nõu ja etteteadmise järgi loovutatud, olete teie ülekohtuste inimeste kätega risti naelutades hukanud. Aga Jumal on tema üles äratanud, päästes ta surmavaludest, seepärast, et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses. Taavet ütleb tema kohta, ma näen issandat alati enese silme ees, sest ta on paremal pool, et ma ei kõiguks. Seepärast mu meel rõõmustab ja mu keel hõiskab. Mu ihugi võib hingata lootuses, sest sa ei jäta mu hinge surmavalda ega anna oma vagale näha kõdunemist. Sa oled mulle andnud teada elutee, sa täidad mind rõõmuga oma palge ees. Mehed, vennad, tohib ju avalikult teile öelda peavanem Taavetist, et ka tema on surnud ja maha maetud ja tema haud on meie juures tänini. Et ta oli prohvet ja teadis, et Jumal oli talle vandega tõotanud tema troonile seada istuma järglase ta nõuete viljast. Siis ta nägi ette ning rääkis Messia üles tõusmisest. Ei teda jäeta surmavalda ega näe ta liha kõdunemist. Selle sama Jeesuse on Jumal üles äratanud surnust. Meie kõik oleme selle tunnistajad, et ta nüüd Jumala parema käega on ülendatud. Siis on ta saanud isalt püha vaimu, nagu oli tõotatud, ning on selle välja valanud. Seda teie nüüd näete ja kuuletegi. Taavet ei ole läinud taevasse, aga ta ütleb, issand ütles mu isandale. Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalajärjeks.
kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud issandaks ja messiaks, sellesama Jeesuse, kelle teie risti lõite. Ja seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema, mehed-vennad. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie issand, enese juurde kutsub. Veel paljude muudegi sõnadega veendis Peetrus neid ja manitses, laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest, kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. Ja ma ütlengi, et kui evangeeliumi sügavus jõuab su südamesse, siis see paneb meelt parandama ja me näeme siin, et see lõikas nende südamesse sisse. Ja see on mingi, ma arvan, et see on üks asi, mida me kõik kristlased peame nagu, sa pead teadma, mis asi on evangeelium, see peab sulle südamesse jõudma ja sa võid kuulda evangeeliumist, aga kui su süda ei ole valmis seda vastu võtma, siis see ei läbista sind, selle sügavus ei jõua su südamesse ja siis sa tegelikkuses ei saa aru, mis on usu point, mis on meie kristluse point, sest et see siin ongi evangeelium ja kui Peetrus seda rääkis inimestele, see läbistas nende südant. Ja see on midagi, mida me kristlased ka, me peame aru saama, et sa pead korra endale otsa vaatama ja mõtlema, et kas evangeelium on jõudnud sulle päriselt ka südamesse. Kas see tegelikult ka on nagu läbistanud, sest kui see läbistab, siis sa ei suuda vaadata enam maailma poole tagasi, siis su silmad on nii Jeesuse peal, sa ei taha vaadata muud enam kui ainult Jeesust. Ja sa võid lugeda palju kordi Jeesuse surmast, meile antud päästest, aga kui sa oma südames ei usu seda ja seda omaks ei võta, siis sa ei saa aru. Ja ma arvan, et kui püha vaim sai välja valatud, siis püha vaim oli midagi, mis pehmendas ja see pehmendab siiamaani inimeste südamed, et nad oleks vastuvõtlikud Jumala sõnane evangeeliumile. Sest et jällegi sa võid kuulda evangeeliumit, aga jääda täiesti tuimaks sellest, mõelda, et ma ei tea, miks me üldse järgime mingit venda, kes suri inimeste eest, on ju, et mis värk sellega on. Aga ma ütlen, Jumalale ei jää ükski kivine süda märkamatuks ja varjatuks ja kui ta pehmendub su südant, siis ei lähe evangeelium sinust mööda, vaid see läbistab südame, täpselt nii, nagu juhtus sealsete inimestega ka. Täpselt, kusjuures, täiesti täpselt ja mulle väga meeldib selle kivise südame puhul on ka see, et meie oma tegude sõnadega ei tee seda pehmemaks, vaid et see on Jumal, kes teeb inimese nagu südame pehmeks ja siis paneb sinna oma vaimu, oma sõna ja kõik selle sinna peale. Ja see on üks suur müsteerium, kuidas see toimub täpselt, on ju, see on täiesti uskumatu, me siiamaani vaidleme nagu teoloogia kiriku kontekstis vaieldakse kogu aeg selle üle, kuidas see täpselt siis toimub, on ju. Sest keegi tegelikult päris täpselt aru ei saa. Aga mina olen küll nagu oma elus kogenud ja ma usun, et me kõik oleme, kes kristlased oleme, mingil hetkel su elus tuleb soov ja vajadus meelt parandada. Aga kus see tuleb? Miks sa lihtsalt istud üks hetk mõtled, et nii, nüüd ma tahaks Jumala ette minna ja meelt parandada ja oma elu nagu ära anda ja täitsa, ma olen nii eksinud, ma pean Jumala Jeesuse risti ette minema ja meelt parandama oma mingitest tegudest, asjadest. Miks? Kust see järsku tuleb? See on Jumal tegelikult, kes selle asja sinu sisse niimoodi valab ja paneb, on ju. See on püha vaim, kes selle asja toob. Et see on täiesti, see on nagu selles mõttes crazy, on ju. Et kus kohast inimene ise seda enda nagu välja ei mõtle täiesti lambiselt, on ju. Mulle meeldib selle apostlite tegude lugude juures on veel väga äge on nüanss on see, et vaata, kui sa loed evangeeliumi, seal on üks peatükk, kus Jeesus ütleb, murrab leida, teeb ja annab neile, ütleb, et sööge see minu ihu. Ta ütleb tegelikult rahvamassile üks hetk, kes ei ole nõus minu ihust sööma, minu verd jooma, ei saa osa olema minust. Ja mingi suur hulk rahvast jätab tema järgimise pooleli sellel hetkel. Sest nad ütlevad, et mis asja, meil on juutidena käsk keelatud süüa ihust ja verest. Me ei võta sellest osa, on ju. Ja nad reaalselt jätavad Jeesuse sinna paika, vahet pole imetegudest, õpetustest, asjadest hoolimata, lähevad minema. Nad ütlevad, ei, me ei saa sellest, see vend on hulluks läinud. Ja tõestus sellest, et püha vaim muutus nende südamest, on selles samas peatükis. Siin lõpupoole me nüüd seda ei lugenud, aga salm 46 ütleb siin lõpus. Nad viibisid, need, kes siis võtsid vastu püha vaimu ja said ristitud Jeesuses Kristuses, nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas,
murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. Järelikult midagi nende sees oli nii kapitaalselt muutunud, et järsku oli leiva murdmine ja see osaduse, see leiva murdmise lauast võtmine oli nende jaoks okei. Need samad, kes olid vahepeal hüljanud ära läinud, öeldi, et selle vennaga me ennast palun mitte siduda nagu. Et see on, ja minu jaoks, sest et noh, see, nad läksid vastuolla selle algse käsuga nii-öelda peaaegu, et ja nad ei teinud seda naljalt, see ei ole üldse siuke, see on nii tõsine asi nende jaoks, see oli elu ja surm nende jaoks. Ja nad olid nõus, sest et nad said aru, et Jeesus oligi Messias. See on nii crazy ja see on Püha Vaim, kes tegi seda. Ja 3000 tükki ühe päevaga. 3000 inimest nagu, kujutad sa nüüd ette seda või? Algul on 11 jüngrit, paarkümmend võib-olla juurde ja siis järsku 3000 on ju. Kuidas sa teed seda? Püha Vaim. Ainult Püha Vaim, kes tuleb ja teeb inimeste südamed pehmeks ja ütleb, jaa, Jeesus on issand, ma pean teda järgima, on ju. Meie oma tegude ja sõnadega ei tee seda, argumentidega ka mitte. See on Püha Vaim, kes teeb neid asju. Tänu Jeesus, et ta teeb. See on uskumatult lahe. Ja kui me vaatame natuke edasi sellest apostlite tegude, sellest nelipühipäevast, sellest kõige olulisemast sündmusest, võtame ühe piibli kristlaste elu ühe kõige olulisema peatüki Rooma 8. See näitab meile ära ka seda, et kuidas ja miks on meil vaja Püha Vaimu igapäevaelus tegelikult ka, kuidas meile siis relevantne on, okei, et me oleme neid ilmutusi Jeesuses saanud, me oleme ristitud tema nimesse, me oleme nüüd kristlased. Mis edasi? Rooma 8, 14, 17 ütleb niimoodi, 14-17. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Abba isa. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad, ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Vau! Kas pole mitte lahe? Läbi Püha Vaimu meie oleme need kaaspärijad Kristuse aujärjele. Ja läbi Püha Vaim on see, kes tunnistab koos meie vaimuga. Ta seisab Jumala trooni ees ja ütleb, et näed, nemad usuvad ka, nemad on ka üks meiega. See on jällegi, meie ei tee seda. Me võime minna haukuda Jumala trooni ees, ei, mina tahan ka sinu juurde olla, aga Püha Vaim peab olema üks osa Jumalast, ütleb koos meiega. Kuule, see inimene on ka sinu oma. See on Jumal ise seisab eest kosta sinu eest. Kujutad seda ette või? Ulmeline minu jaoks on ju. Mis sa arvad sellest? Jah, ma nõustan selle. Aga minu arvates ka, et see Püha Vaim on nagu, ta on ka nagu kompassu sees, mis osutab alati Jumala poole, alati Jeesuse poole, mitte inimeste poole, vaid alati Jumala poole, alati suunab su silmad Jeesusele ja ta on nagu, kui sa teed pattu, oled kiusatuses, siis tuleb nagu siuke väike vaimu koputus su ulakesele, su südame uksekesele, et kuule, vali elu. Ära vali surma, vali elu. Ja see on nii huvitav, et kui me mõtleme vahepeal, et okei, et ma tahan, et vaim juhiks mind, ma tahan käia Püha Vaimu juhtimises, siis me nagu natukene võib tekkida oht, et see on minu enda mõtted ja mitte Püha Vaim, on ju. Et äkki need on minu enda tahtmised, soovid, mis mind juhivad ja mitte Püha Vaim, on ju. Ja alati on see, et kui sa mõtled, et kas see on ikka Pühast Vaimust, siis Püha Vaim toob alati au Jumalale ja mitte teistele inimestele. Ehk kui sul on mingisugune tunnetus mingis osas, sa tunned, et okei, Vaim juhib sind sinna poole, siis katsu see üle, et kas see asi on see, mis toob au Jumalale või see toob au näiteks sinule või teistele inimestele, on ju. Ja Püha Vaim on lohutaja vaim ja ta juhib meid Jeesuseni ja juhib meie silmad Jeesuse peale. Ja Püha Vaim ei ole ka ainult nagu meie jaoks, ta on teiste jaoks. Ja nagu me rääkisime, me pole veel rääkinud sellest, aga on Püha Vaimu annid, on ju. Me saame erinevad annid Pühalt Vaimult, mis on, et kogudust üles ehitada, et saada rohkem kristlasi, et rohkem et kasutada neid ande, et teenida teisi inimesi, et rohkem inimesi saaks tulla Jumala juurde. Ja see eesmärk on nagu lõppsiht on alati Jumal. Aga
nagu ma enne ütlesin, me võime vahepeal hakata kahtlema, et kas need on minu enda mõtted, minu enda soovid, mis mind juhivad või on püha vaim, on ju. ja vahepeal me võime ennast natuke hulluks mõelda sellega, et kas ma lähen sinna, et kas see on ikka Jumala tahe, kui ma alustan selle uue asjaga, kas need õpingud, millega ma alustan, kas see on ikka Jumala tahe, kas see töökoht on Jumala tahe, kas need ja need ja need inimsuhted, need asjad, kas ma peaks täna kandma kleiti või pükse või nagu sa võid ennast täiesti hulluks mõelda sellega ka, on ju. Ja tead, ma lihtsalt tahan öelda seda, et sa ei saa ise mitte midagi teha, et Jumala plaani sinu elus pekki keerata, kui sa just otseselt ei lähe Jumala vastu. yeah. Aga sa ei saa ise mitte midagi teha, et Jumala plaani pekki keerata. Isegi kui sa oled patustanud või eksinud, Jumal ei võta oma plaani sinu pealt ära. See on alati sinu peal, kui jällegi sa ei ole otseselt läinud Jumala vastu, on ju, ja teda neednud või teotanud, tähendab. Ja kui me näeme kas või Joona lugu, on ju, et Jumal käskis Joonal minna kuulutada Nineve rahvale, või no prohveteeringut edasi anda Nineve rahvale ja Joona põgenes ära ja Jumal tõi ta kas või valakõhust tagasi. Täpselt. See näitab ka seda, et Jumal ei võta oma kutsumust su pealt ära. Me ei pea ka nagu üle mõtlema või tekitama endale sellist religioosset OCD-d, et kas ma teen kõik õigesti, kas iga samm, mis ma käin, on ikka Jumala tahe. Kui see ei ole, küll Jumal ütleb sulle, küll püha vaim juhib. Reaalselt. Täpselt, kusjuures see on nii oluline komponent tegelikult usu juurde, mis just välja tõid, sellepärast et Vanas testamendis ja Uues testamendis me väga palju nagu sellest ei loe, sest et apostlid ei pidanud ilmselt vajalikuks seda uuesti üle korrata, aga prohvetid ja Mooses kõik rääkisid sellest, nendes kõikides raamatutes on kirjas üks väga oluline fraseering muideks, ja see on see, et Jumal ütleb mitme koha peal, ta ütleb Vanas testamendis, mina olen teie Jumal ja inglisekeelne ütleb I will cause you to walk in my ways. Et ma ise panen sind käima oma rada pidi. Ja see on nagu, saad aru, sina ei tõsta oma jalgu Jumala raja peale. Tema tõstab sinu jalad tema raja peale. Ja ainus asi, mis sina pead tegema, on ütlema igal hommikul jah Jumalale. Täpselt. Jah, Jumal, ma võtan sind vastu, ma võtan su tee vastu, ma teenin sind, ma alistun sulle. Täpselt, kusjuures, täiesti täpselt. Ja vaata, kui huvitav on see, et kui sa teed seda, siis su elus hakkavad juhtuma mingid ilmingud ja tunnistused sellest, kui nagu sa hakkad tegema võib-olla mingeid asju, mis tunduvad võib-olla veidrad, aga tegelikult pealtnäha, aga sulle väga naturaalsed. Ma just üks päev mõtlesin selle peale ja see on nüüd väga naljakas, ütleme, see on ühtepidi hirmus lugu, aga teistpidi väga huvitav lugu. 20. veebruar 2022 ma olin sõitnud, sina olid kuskil ära, me olime abielus ja elasime teises kohas. Ja siis sa olid kuskil ära sõitnud, mingi ööks või midagi, ja ma olin kodus ja ma mõtlesin tükk aega, et tead, et meil võiks olla siuke varustuse kott juhuslikult, et kui midagi juhtub elus, et on vaja metsa minna või midagi joosta, on ju, no ma ei tea, et äkki tuleb sõda, siis on vaja mingit sükest lisavarustust ühesse. Peaks selle nagu kokku panema ja tegema. Ja ma mõtlesin, et okei, et ma olin kogu aeg mõelnud, et millegipärast, et nüüd varsti peaks tegema. Ja siis see päev ma mõtlesin, märkasin üles, mõtlesin, ma teadsin, et ma lähen kohe kindlasti pean seda tegema. Siin ei ole valikut, ma lähen nüüd poodi, võtan raha ja hakkan ostma asju selleks, et me kahekesi saaksime metsas hakkama. Ja saad aru, ma ise loen uudiseid, et kas midagi juhtus, miks mul on sees siuke tunne, et ma peaksin seda tegema, mitte midagi. Ja reaalselt poest ostan riiulist asju, mõtlen, ma olen segi läinud, aga teen seda ikka edasi, on ju. Ja helistasin oma isale, kes on pastor, rääkisin temaga ka sellest, on ju. Ütlesin, kuule, et kas ma olen nagu täitsa ära keeranud või nagu, mis värk on, on ju. Et ma tean, et siuke survival bag on nagu alati hea asi, aga igal pere peaks olema üks ellujäämis siuke kott. Aga et miks ma seda kokku panen praegu, ma ei saa aru. Ja isa ütles, et ma ei tea, et järelikult Jumala vaim ütles sulle, et on vaja ja tead, et kui sa usaldad Jumala vaimu, lähed tema läbi, vaatab, mis juhtub, ongi see, et Jumal juhib sind sükeste asju tegema ammu enne ette, kui midagi juhtub. 4 päeva hiljem hakkas Ukraina sõda. Jaa. Ja see oli täiesti, minu jaoks see oli müsteeriline, sest et ma istusin seal, mõtlesin, et see ei ole võimalik. Mis mõttes? Ja ma sain aru, et Jumala vaim hoiab meid ja päriselt kaitseb meid, kui midagi juhtub. Minu jaoks see oli nagu piisav tõestus, et meil on nüüd varustus olemas, et hakkama saada, sest sellel hetkel keegi ei teadnud ja see ei olnud ka kivisse raiutud, mis pidi see sõda läheb ja kuidas see läheb. Täna me oleme nüüd teise koha peal, õnneks Jumal tänatud, aga
meil oli vajalik varustus olemas kõik, et hakkama saada, kui vaja. Ja minu jaoks see on täielik jumala arm. Ja minu jaoks, ma läksin poodi, see ei olnud kuidagi vaimulik, see ei olnud kuidagi siuke, et ma olin üle ekstaasis, mõtlesin, et nüüd ma lähen ostan tikke. Ja see oli lihtsalt, ma mõtlesin, ma reaalselt jalutasin mööda mingi Bauhausi ringi, mõtlesin, et ma võtan tikke, võtan neid asju, võtan nüüd, mida iganes mul oli nimekiri ja selle alusel läksin. Ja kogu aeg, kui tuli meelde, see asi ka, see asi ka. Ei, jumal juhtis. Jumal juhtis kõige, see oli kõige praktilisem asi, mida ma olen nüüd tikke varustuses teinud. Aga see oli jumala vaim, kes juhib neid asju. Ja ma olen nii tänulik sellele, et ta on meiega ja ta kaitseb meid ja juhib meid kõikides asjades. Ja see on tänu Jeesusele, ma ei oska mitte midagi muud öelda, lihtsalt tänu Jeesusele. Ma tean, et temas on see kaitse ja elu, mida me vajame. Ja, kas sul on ka mingisugune kogemus selline, kus sa tead, et jumala vaim on sind juhtinud väga tugevasti? Ja me kõik peaks valmis olema, sest et tõesti sellised sõjalised olukorrad võivad juhtuda ja meil peab olema mingi ettevalmistus tehtud, aga me peame ka alati lootma jumala peale. Just. Aga ma tuleks selle enda näitega tagasi jumala kutsumise teema juurde, et kuidas me ei saa nagu pekki keerata jumala kutsumist. Mina olen nagu mõelnud alati seda, et äkki ma saan millegist nagu valesti aru. Ja ma võib-olla nagu ütlen mingeid võib-olla valesid asju või et nagu üks hetk ma mõtlen ühtemoodi, teine hetk ma olen rohkem õppinud, on ju, ja siis ma mõtlen teistmoodi ja ma pean nagu arvestama, et ma olen nagu päris noor ka veel, et mul on nagu terve elu aega jumalat tundma õppida ja piiblit tundma õppida ja siis nagu ja ühesõnaga, ma olen nagu üle muretsenud selle teema osas ka täiega, eriti kuna on selline platvorm, on ju, ja nii paljud kuulavad ja ma mäletan, või tähendab, ma saingi aru üks hetk, et me kõik teeme vigu ja me kõik eksime mingites asjades varem või hiljem, on ju. Ja nii väga vaja jumala armu nendes asjades, aga selleks, et püha vaim saaks meid juhtida, sest et me kõik nagu kujundame oma teoloogiat terve oma elu, on ju, ja püha vaim juhib meid nendes asjades, aga selleks, et me oleks valmis püha vaimu juhtimises olema, meil on vaja olla nii alandlik Jumala ees ja meil on vaja alistuda Jumalale, et vahet pole, mida sina usud, kuidas sina usud, et nagu sinu teoloogia peaks olema, siis kui tuleb olukord, kus Jumal nagu raputab seda korra, ja näitab su silmad nagu teisele asjale, siis sa alistud ja sa lähed kaasa sellega. Võtad vastu selle. Ja mul juhtuski selline olukord, et mul on nagu tükk aega ma olen mõelnud nagu üleloomulike tervendamise peale, et ma olen nagu kogenud seda väiksena ja niimoodi, aga ma olen nagu mõelnud, et jah, et see kindlasti on olemas, aga kui tihe sündmus see on ja et kas see on ikka päriselt ka kõigile ja kuidas sellega on ja mul oli nagu päris suur kahtlus enda sees, on ju. Ja ma nagu ausalt öeldes mingi hetk ma väga ei uskunud sellesse, et mu Jumal tervendab ja praegusel ajal ka, aga kindlasti ta ei kasuta mind selleks ja kindlasti seda väga nii palju ei juhtu. Kuniks tekkis üks olukord, kus ma ühele noormehele kuulutasin evangeeliumit, rääkisin talle Jumalast ja nagu ma proovisin ühelt poolt ja teise poolt ja nagu kuskilt ei haakinud see asi ja ma mõtlesin nagu enda mis, et Jumal, mis ma teen, et nagu mitte kuskilt see asi ei haaku kuidagi. Ja siis Jumal ütles, et mine palvetada eest, ma tahan teda tervendada. Ja siis too hetk mind ei huvitanud, et ma ise ei uskunud sellesse, ma olin nagu okei, Jumal ütles nii, ma alistun. Vahet pole, et ma ei usu täpselt ise sellesse, mind ei huvita, Jumal ütleb nii, sa teed nii. Ma läksin selle noormehe juurde ja ütlesin, tead, et ma võin nagu palvetada mingi asja eest, mingi tervendamise eest ja siis ta ütles, et jah, tal on nagu palavik ja ta nagu köhib meeletult, et võiks palvetada, et ta saaks terveks selle eest. Ja siis ma palvetasingi ja Jumal tegi ta terveks. Ja läks vist, oli järgmine päev, ta oli peaaegu täiesti terve. Amen. Ja see oli nagu minu jaoks, vau. Aga nagu selles mõttes, et ma lihtsalt tahan öelda julgustuseks teistele ka, et see on okei, et me vahepeal kahtleme mingites asjades ja võib-olla ei saa aru kõigest, see on täiesti normaalne. Aga hoiame alati alandlikku meelt, et kui Jumal juhatab meid mingites asjades, siis me kuuletume sellele ja võtame selle vastu. Täpselt nii, ja see on see oluline asi, miks sul peab olema see elav komponent Jumalaga, et sul on see vestlused ja suhtlused Jumalaga. Sa koged ja tajud ära ja tunned ära selle hääle, kui see sind korrigeerib või kui see ütleb sulle midagi, mida teha, on ju.
ja see on niivõrd väärtuslik ja niivõrd oluline asi tegelikult, see on vaja meie igapäevaelu asjade jaoks, on vaja, et me saame aru seda, kuidas Jumal meiega suhtleb ja kuidas püha vaim liigub. Ja kui me näeme ära, kuidas Jumala vaim liigub, siis me peame olema nõus silda viskama, et minna kaasa sellega, kuidas ja kuhu tema läheb. Ja ma olen nii palju rääkinud just mingite jutlustajatega ja kõikide nagu pastoritega ja nad kõik peavad olulisemaks, üheks kõige olulisemaks asjaks seda, et sa pead kogu aeg keskmes Jeesust ja Jeesuse ristil tehtud tööd ja ülestõusmist ja siis, et sa oled nõus järgima Jumala vaimu ja noh, päriselt järgima Jumala vaimu. Kui sa need kaks asja kokku paned, siis on nagu hea väljend inglise keeles on you're golden, on ju. Kõik on hästi. Siis pane täiega ja ela muretult, sest muretsemine on patt. Pea meeles. Ja aga päriselt on. Ja ei tasu üle On muretseda. või? Minu arust on küll, jah. See on, sest et Jeesus ütleb mitmel korral ära karda ja ära muretse. Aga kas see on 7 surmapattu? Surmapattu, vaat selle klassifikatsioonis ta ei ole. See on see 8. vähem tuntud surmapatt. Muretsemine. Aga üle muretsemine on kindlasti vaenlase efektiivne taktika meid panna üle mõtlema suvalistest asjadest ja see lihtsalt ei ole kasulik meile, sest püha vaim on rahuvaim. Ja kui Jumala vaim on meiega, siis meil on rahu. See ei tähenda, et me ei mõtle asju läbi, see tähendab seda, et me liigume rahus ja rõõmus. Ja see on väga teine asi kui ülemõtlemine, ülemuretsemine. Ja me peame seda mõistma ja nägema ka, et Jumal annab meile rahu. Täiesti. Aga tead, püha vaim ei ole ainult meie enda jaoks, vaid et see on teiste ülesehitamiseks, et aidata teistel leida Jumalat. Ja väga tore asi, mis juhtus, oli see, et kui oli pühavaimu väljavalamine, siis tulid pühavaimu annid. Ja need vaimuannid ja need on kättesaadavad ka tänapäeval. Just. Ja võib-olla korra räägiks nendest ka. Absoluutselt. Vaimuannid on hästi olulised asjad ja nagu sa ütlesid enne tegelikult väga kenasti, et siis need on mõeldud selle jaoks, et efektiivselt ja hästi üles ehitada Kristuse kogudust ja Kristuse ihu. Ja see ongi nende põhiline eesmärk. Väga tihti suur probleem vaimuandidega on see, et me kaldume ühte või teise äärmusesse. Üks on see, et me paneme kogu oma fookuse ainult vaimuandide peale ja siis tegeleme kas nende saamisega või rakendamisega. Ehk et kogu fookus ongi selle peal, on ju. Et võimalikult palju üleloomulikke vaimuande nagu kasutada ja nendega tegeleda. Aga mille jaoks me need nagu kasutame, see kaob fookusest ära. Nüüd see teine äärmus on risti vastupidine, et need on mingi müstitsistilised veidrad asjad, mida me mitte kunagi ei kasuta, neid kunagi apostlid kasutasid, aga need me paneme vaiba alla, nendest me ei räägi ja neid meie asju ei rakenda, on ju. Et see on nagu, ühtepidi see on kujundlikult võttes nagu üritaks haamriga kõiki probleeme lahendada ja teistpidi, et prooviks ilma haamrit üldse elus hakkama saada, on ju. Tegelikult on haamrit ikka vaja, aga lihtsalt mõnikord teatud olukordades, on ju. Vaimuandidega on tegelikult täpselt samasugune asi, on ju, et jah, ma arvaks, et on oluline teada, et need on olemas, teada, et neid on kättesaadavad, teada, et neid tasuks taotleda ja paluda, nii nagu piibel meil ütleb, aga teada ka, et nendel on alati üks kindel koht ja kindel aeg, millal ja kuidas neid rakendada ja mis on nende ikkagi rakenduse põhifunktsionaalsus. Mina ütleks seda vaimuandide kohta. See on nii lahe, et tegelikult need vaimuannid on meile kõigile kättesaadavad ja me teeme eraldi episoodi ka vaimuandidest, ma arvan, sest et neid on väga palju ja me oleme episoodi niimoodi lõpus praegu juba vaikselt siin. Aga ja nagu Paulus räägib, et taodelge vaimuande, taodelge veel vaimuande. Ja see on selleks, et ehitada üles Jumala, et ehitada üles Kristuse kogudust ja et inimesed tuleks Jumala tundmiseni ja Jumala ja päästeni. Ja Paulus ütleb ka 1. Korintuse kirjas, et armuandides on küll erinevusi, aga vaim on seesama ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on seesama ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides ja igaühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Ja siis ta ütleb, kuidas ühele antakse tarkuse sõna, teisele tunnetussõna ja nii edasi. Ja see on see, et igaüks saab mingid annid endale
ja sa võid taodelda neid kõiki ande ka Mm. aga nagu tõesti Jumal on nagu eriliselt andnud inimestele erinevaid ande ja see ongi, et koos teenimiseks. Jaa. Mitte niimoodi, et sa teed ühe mehe show'd, et mulle on Jumal nii palju vägevalt ande antud ja nüüd ma üksinda lähen ja teenin. See ei ole mõeldud üksinda tegemiseks. Jumala riigi töö ei ole mõeldud üksinda tegemiseks. Ja see on see, et me teeme ühiselt koos Täpselt. ja sellepärast on ka nii oluline, et sa kuulud kuskile kogukonda, kuulud kuskile kogudusse, sul on oma kristlasest pere ümberringi, on ju, teil on üks kogudus, üks ihu ja te töötate koos, et oleks kokku see perfektne plaan, mida Jumal on näinud teie kogukonna ja teie elude ja teie perekonna jaoks tegelikult. ja et inimesed tuleks päästele. Et inimesed tuleks päästele. ja et sa ise saaks oma usuelus poputatud ja et teised inimesed tuleksid Jumala tundmiseni. Täpselt, 100% nõus ja täiesti ja see on oluline jah teada, et sina oled üks osa suurest tervikust, mitte see tervik ise. Ja me kõik peame seda alandlikult endale meelde tuletama, et minu annid on ägedad, aga mind teeb eriliseks see, et ma olen Jumala armastatud inimene ja laps, mitte see, et mul on vaimuannid mingisugused, üks või teine. See identiteet ei ole su vaimuannid. Vaimuannid on lihtsalt tööriist. Täpselt. See on oluline ka ära mainida. Aga vaimuandidest ma arvan, et me teeme täitsa veel eraldi mingi osa. Jaa, see on selline tummisem teema. Täpselt ja siis hoime, kuidas me veel lõpetame teid, kuidas need asjad tegelikult. Aga jah. Aga üks soovitus siia lõppu inimestele. Hoia ligi Jumalale. Loe piiblit ja palveta tihti, sellepärast et need teevad su südame pehmeks sellele, et Jumala vaim saaks sind juhtida. Kui sa tahad teada, kuidas Jumala vaim sinu elus sind saaks juhtida, siis püsi sõnas, püsi usus ja see tuleb naturaalselt kaasa sellega, et Jumala vaim juhib sind. Ja just sõna lugemine on see, mis teeb su südame pehmeks, vastu võtma ja kuulama Jumala vaimu juhtimist. Amen. Amen, see oli väga hea punkt siia episoodile ja tõesti oleme alandlikud Jumala ees, oleme valmis püha vaimu juhatusele, oleme valmis meelt parandama ja tõesti võtma Jeesust enda päästjaks ja enda elu issandaks. Et saame aru, mis on evangeelium, võtame vastu püha vaimu ja naudime Jumalat täiega ja teenime täiega. Amen, 100% nõus. Ja teadke, et meie armastame sind, aga Jeesus armastab veel rohkem ja näeme juba järgmine episood.